Minu jaoks on ta üks väga eriline nähtus jalgratas. Minu jaoks on juba sellepärast, et ma ei ole kordagi näinud ühtegi unenägu, et ma olen jalgrattaga. See peab olema minu jaoks midagi erilist, see jalgratas. Et nüüd liftist välja siis paremale koridori. Ja koridori lõpus on proovisaali uksed. Harjuma hakkame Rossi. Ross, sinu märgu anda. Minge. Ross läheb. Minu eelmine ratas varastati ära kohast, kus ma olin mitu aastat hoidnud, tundus turvaline trepikoda. Ta oli lukus seal kogu aeg. Aga siis ma läksin ära 2 nädalaks. Tõenäoliselt keegi vaatas, et mees pole 2 nädalat ratast puutunud, siis tagasi tulin, siis ta teadnud. Nagu ikka juhtub. No seda tuleb nüüd hoolikalt hoida kellel. Sellega midagi juhtub. No ma arvan, et ongi praegu niimoodi, et kuna sõit on 2 päeva pärast, siis on nagu hilja minna mingid ametlikke lubasid ja asja. Me oleme tegelikult nii palju rääkinud sellest, et nüüd tuleb asi ära teha ja vaadata, kuidas on. Sest et politsei jaoks ei ole olemas mingid halli ala, et nad ei saa öelda, et see on okei, et siis nad ilmselt tahavad meil kõik ristmik ametlikult kinni panna ja vilkuriga auto ette ja taha, mis oleks võib-olla okei, aga lihtsalt me ei saa seda 2 päevaga. Nagu. Et vastutus ükskõik mis suure hulga inimeste ees on see siis 200 inimest või 2000 inimest on suur, on ju. Me ei saa ohtu ära, me ei saa mingit õnnetust ära hoida, me ei ole mingid superhuman, on ju. Ei, me üritus ka praegu enam ära ette. Ja ma ei olegi sellest rääkinud, me peaks ära jätma. Lihtsalt küsimus oli selles, et kas meil oleks mõtet mingisuguste intsentsidega seda vastutust jagada, et meie enda nagu selle ürituse järgne vastutus ei võrduks ala kriminaalkaristusega. See probleem ongi selles, et kui me läheme transpordiameti juurde, et me tahame seda asja ametlikult teha, siis nende jaoks see on nagu see, mis ta on mehed ise öelnud, et nende arust see projekt on umbes midagi sellist, nagu ma ajaks 1000 lammast läbi linna. No ega siin tegelikult muud ei olegi teha, tuleb vist ära teha, vaatame. Tegelikult on enne igat eelmist sõitu on ka suht siit püksis on, nii et mul vähemalt. 1706. 1706. Kui on ilus ilm, siis tõenäoliselt tulevad nad kõik kohale ja siis neid on peal 2500. No, 1706 oli, eks ole, nüüd on juba 1708. See siin tiksub juurde minutitega. Tour de on kari inimesi, kes tulevad kokku, sõidavad jalgratastega ja see on nagu laulupidu. Seal tekib selline tunne, et me oleme kõik üks suur mass, üks suur pere. Algab, lõpeb ja vahepeal on puhas nauding. Ma eile öösel mõtlesin selle peale, mis Tour de on. Tour de tegelikult
oma olemuses, mida ta teeb siin linnas. Ta on nagu loodusjõud käib ühel hetkel selle sõiduga linnaliiklusest üle. Selline puhas kondiaur lendab lihtsalt läbi tänavate. See on elujõud, eluenergia. Niisuguste asjadega nagu see Tour de Öö või üldse mingisugused asjad, mis sulle meeldivad ja sa tunned, et kellelegi teisele meeldib, niisugused asjad juhtuvad nagu iseenesest. Sind ei kutsuta sinna, sa kuidagi satud sinna, sulandad kuidagi sisse ja need asjad lähevad nagu kuidagi iseenesest. Ja nii ma sattusingi. 1% autojuhtidest on ärritunud, 99% on küsinud, mida kuradid, miks ma sellest ei teadnud, ma tahaks ka sõita. Mõned panevad rahulikult mootori kinni, naudivad seda vaatepilti, kuidas 100 ratturid mööda litsuvad. Vaat mina ei ole niisugune suur massi, ma ei ole kunagi osa võtnud ühestki maratonist ega ühestki, mulle ei sobi see suure massi seas või suure rahva hulga seas liikumine. Ma olen enam vist niisugune kass, kes oma pead armastab kõndida. Aga see ei tähenda seda, et ma ainult oma pead tahaksin käia. Jah, ma mõtlesin selle üle, kui kaua jalgratas mind painanud on ja tegelikult ma ei peagi vist väga palju luuletama. Ma mäletan lapsepõlvest ühte kõige esimest kogemust, et ma istusin kolmerattalise jalgratta seljas ja püüdsin välja mõelda, mis pidi ma peaksin pedaale väntama, et edasi saada. Ja see on ilmselt selline esimene mälestus, kus ma olen püüdnud lahendada enda jaoks mingit väga olulist probleemi. Et kui ma nüüd kunagi hiljem jõudsin nagu sellise mõtteni, et kui jalgratta oleksid leiutanud Tiibeti mungad, siis nad kindlasti oleksid kasutanud seda meditatsioonivahendina ja kuskil mägedes nagu ringi sõitnud. Et ma arvan, et jalgratas on vähemalt Eesti inimese jaoks selline kõige kättesaadavam vahend, et kuidas sellisel väikesel ja üldaktsepteeritava viisil oma teadvusseisundit muuta. Kas inimesed teevad seda, mis neile meeldib teha? Kõik ei pea reguleerima kogu aeg. Ma arvan, kui me hakkame luba küsima, siis nad küsivad, kus ristmikul, mis kell, kui palju ja need on küsimused, millele me ei oska vastata ja me ei tahagi vastata. Mul praegu mingit sabinat ei ole. Ma arvan, et see sabin tuleb sisse siis, kui platsi peal näed seda massi. Seda loodetavasti 3000 inimest. Ei tea. See on juba nii palju, et see ei oska midagi mõelda ega karta, aga peaasi kõik terveks jäävad. Kanal 15 või? 16. Viimane tärn. Me ei jaganud ristmik ära, ikka jooksud tuleb võtta, et seda ei jõua praegu teha niikuinii. Kahjustaks me nimetame neid inimesi, kes üritavad hoolitseda kogu selle rattaseltskonna turvalisusest. Hoolitsevad sellest, et ristmikel autod ei pressiks läbi ja hoiavad muul moel silma peale, et asi oleks enam-vähem turvaline. No me lootsime, et tuleb siia natukene rohkem neid karjuseid, aga nimekirjas oli 25, me lootsime 20 peale. Palju meid on praegu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, no pooled on puudu. Poiss. Niimoodi nad ei ole varem teinud. Üks asi on küll, mis peab kokku leppima, mida me räägime. Kellele? No kui politsei küsib, et me kõik räägiks üht juttu. Mis mõttes? See ei ole midagi rääkida. Ei tea midagi. Ja kus need korralejad on? Ma ei tea, kuskil seal ees. Teil luba on või? On. Selge. No aga sõidame.
ma ei ütle, et ma olen rattahull, aga ma ei vaidleks ka kellelegi vastu, kes ütleb, et ma olen rattahull. Jalgratas on nii nagu fotoaparaat ja nii nagu mikrofonid ja magnetofon, millega sa salvestad hääli. Fotoaparaat õpetab sind nägema valgust ja varju, värve, mikrofonid ja magnetofon, see viib su helide ja liikumise maailma ja jalgratas on midagi sarnast ju. Ta on ju niivõrd vahetu. Ja sa saad teda sõtkuda. See on hea, et sa saad teda sõtkuda ja sa saad teda sõtkuda, sa saad sellega sõites ka ilma kiruda. Oi, ma vaatan alati aknast, ma olen linnapoiss siin ja vaatan aknast, millal sulab asfalt paljaks ja ma näen, et ta on sula. Ja siis ma juba avan hooaja, et ma saan sellel paljal asfaldiribal sõita nii, et ta märg on, aga mitte jumala pärast libe ja jääs. Pärast seda võib tulla lund ja minna jälle jäässe, aga ma olen selle esimese rattasõidu ära teinud ja see on umbes nii, nagu kuulata kevadel ära esimene kägu. No kui me alustasime, siis oli meid ikkagi parematel juhtudel võib-olla 150 maksimum. Ja nüüd siis selle aastaga, eks ole, me suutsime oma ratturite arvu kasvatada, kõige tipp oli ligi 800. 800 jalgratturit, see on ikka massiivne hulk. Ja ma mäletan seda hetke, kui me olime oma pundiga kokku saanud, nii, nüüd on kellaaeg, tuleb see, nüüd hakkavad jalgratturid tulema. Ja nad tulid ja nad tulid ja nad tulid ja me vaatasime, no nii, nüüd on küll 200 täis. Tulid ja neid läheb järjest rohkem ja rohkem. Ja süda hakkas endal lööma, kuna meid ennastki ei ole nii palju, et kogu seda punti ära ohjata. Käed hakkasid värisema, siis astusid üles endal silmad suured peas ja mõtlesid, et kuhu me ennast nüüd seganud oleme. 1-2. Ma tean, et seal tagapool on mind väga raske kuulda, aga mulle tundub, et me oleme eelmise aasta rekordi ületanud. Ja meid on jälle rohkem kui meie möödunud aasta kõige suuremal sõidul, mis oli 768. Ma arvan, et meid on nüüd rohkem ja ma arvan, et meid on 1000 täis. Teeme ühe kellakoori selle peale. Kõige ees sõidab Toomas ja temast mööda sõita ei tohi. Kõige taga sõidan mina. Kas meil tuled on peal? Kas meil kellad on? Väga hea! Sõidame! Alla, siit sõidab täna lõpus. Kuna ees on liidud väga närviliselt, ma peaks liikuma hakkama. Lähme! Let's go! Ma olen taga ja minu käes on ka arstipakk. Mis taga juhtus? Sest tagant tulevad ussitage nii palju kui võimalik, juba suured augud on. Kas ees karjusid on? Kas te ristnikku näete juba lõpus? Tuled ja meri on ilus, kui meie poole tuleb. Risto ees, et karjusid on ka ette juurde, pole üksinda. Juba näeme seda kuradi ma pudeli vahele seal. Lõpp, millal sa üle tuled? Ettevaatus tagant tulijad võtsid teel. Suured vahed on, võtame tempo hästi maha. Ilge autode rodu on, võib-olla tuleks vahepeal autost läbi, mis te arvate? Laseme läbi, oot. Ütle uuesti, ei kuulnud. Laseme autod läbi, võtame järgmise punasega uuesti. Vasakule.
ära. Võttis stoppi juba tõesti käest. Meil on vaja teisele gruppile juhti, ei tea kuhu minna ju. Ootan neid järgi, autost rõgivad kohe vahele, et lasme grupi teist ära minna. Üks grupp sõidab praegu ilma juhita kahe grupi vahel, nüüd on lõppu saab kolmas ka. Milline ilma juhita on? Keskmine või tagumine? Meid on taga piisavalt, me saame need 100 inimest eraldi grupiks ka teha ja puustust fooris tsükliga liikuda. Mul on seljal on mingi hullunud femmimees, kes loodetavasti mulle varsti tagant sisse ei sõida. Mingi väga suur error on siin taga, inimesed sõidavad keset teed. Esimene ots kuuleb või on ta juba eetrist välja läinud? Ma näen lõpuni, et me ei ole väga kaugel maas. Lõpp annab gaasi, jõuab veel. Väga mõistlik, me oleme graafikust maas juba mingi tunniga. Anna, sa oled ikka lõpus, eks ole? Jaa, olen. Meil tuli ühel kett maha, et jäime veits maha, aga ületame kohe teed. Tule! Kiirelt! Tempo! Kiiresti! Anta! Kellelgi ventiil lendas või ilmselt kumm läks laksuga onju. Aga see pidi see kokukaga olema seal. Ja siis lihtsalt kõik inimesed ümberringi kõik nii, et ai kurat. Kellel meil ei olnud seda teha? Huvitav, hea oleks teada, kas me tegime Riiale ära või? Tegime. Ma olen olnud 4 päeva Hollandis ka, 4 päeva sisuliselt jalgratta seljas. See on ka omamoodi huvitav kogemus, aga seal on ta ikka traditsiooniline. Ja kui puhastati kanaleid, siis nendest kanalitest õngitseti välja 1,5 miljonit jalgratast. No mõõtkava on sootuks teine kui see, mis meil siin on ja sellest ei ole ju mingisugust järeldust raske teha, missugune võib olla ka jalgratta kasutus ja jalgratta kultuur seal. Eestis elav hollandlasest sõber, kes käis ka tuurtööl, peale sõitu loomulikult suures õhinas küsisin, kuidas oli? Ja tüüp ei täiesti leigelt vastab mulle, tuli meelde nagu hommiku, nagu üks hommiku kooli sõitnud. Esimese hooga mõtlesin, et kurat, nagu see on küll see reaktsioon, mis ma tahan, aga ma hiljem sain aru, et see tegelikult oli nagu ülimalt positiivne reaktsioon, et seda me siin ju taotlemegi, et see ratas oleks linnapildist nii normaalne nagu Hollandis hommikune laste kooli sõitnud. Tegelikult on hirmus raske vastata sellele lihtsale küsimusele, et mida rattasõit teeb nagu inimesega. Igal juhul ta midagi muudab sinu teaduses. Ja kui ma mõtlen selle peale, miks mulle meeldib just nagu metsa vahel sõita, siis ilmselt seetõttu, et siin saavad kokku nagu 2 asja. Üks on see parallaksi efekt, kui sa sõidad puudest mööda ja sa tunned, et maailm sinu ümber nagu liigub nagu erineva kiirusega. See tekitab sellise tunde, et sa oled kuskil nagu tunnelis ja sõidad nagu valguse poole. Ja sinna juurde, siis kui paistab päike, liitub selline stroboskoobi efekt, et sa sõidad läbi puude varjude. Ja kuidagi need 2 asja kokku, see kiiresti liikumine looduses, see on mingi väga vana pärand, kusagil korilaste hingega meile kaasa antud ja mulle tundub, et nii kummaline kui see ei ole, et rattasõiduga me jõuame nagu kusagile sinna väga lähedale.
minu jaoks on august kõige müstilisem kuu. Ja siis on võimalik rattaga sõita mööda Lõuna-Eesti inimtühje paiku. Nõndaviisi, et sa sõidad mööda viljapõllust, mis on just valmis saanud ja tunned, kuidas see lõhn nagu rabab sind. Ja siis sa jõuad metsa vahele ja tunned mingit sellist kummalist Eestile iseloomulikku seenelõhna. Ja siis sa jõuad kuskile võsa vahele ja tunned mingit märgade lehtede lõhna. Ja mul tekkis kunagi tunne, et see on nagu mingisugune uus selline kunstivorm, mida ma enda jaoks olen leiutanud. Nagu lõhnamaal. Et sa sõidad mingid radasid ja kogu aeg kohtad nagu uusi lõhnu. Ja mõnes mõttes hiljem, kui sa ratta seljast maha tuled, siis paned neist kokku selliseid väikseid maagilisi märke ja nagu nuusutad neid pärast tagant järele. See on hea. Kas pildistamine on lõppenud? Ei ole veel! Ma arvan, et tuleb päev, kus ma istun viimast korda jalgratta selga. See päev tuleb. See päev ei tarvitse üldse väga kaugel olla. Aga ma ei ole tundnud kunagi tüdimust rattast või mul ei ole kunagi olnud niisugust tunnet, et jälle ma pean rattaga minema, et ei jõua muidu üldse mitte. Ja mul on väga hea kaaslane, kellega ma olen jalgrattaga viimastel aegadel palju matkanud koos. Me oleme ikka rääkinud sellest, missugune mõnu see on. Ja me oleme vahetevahel ikka jälle tulnud selle tõdemuse juurde, et see on geniaalne leiutis. Tõeliselt geniaalne leiutis. Mida sa võid otsatult nautida, kui sul on hea jalgratas. Sa sõtkud natukene ja siis sa jooksed sirinal 100 meetrit. Tuul käib näkku. Ümberringi on vaikus. Ma ei räägi üldse sõidust pärituules.
mélodie, mélodie.